ja inimesed ei usu sellesse, et heas energias ja mõnusas olemises asjad sujuvad, asjad avanevad, uued uksed avanevad ma arvan, et usuvad, aga nad ise arvavad, et nad ongi heas energias. Nad ise arvavad, et ongi heas, nad ei näe ennast kõrvalt. Mul ei ole midagi viga. Okay. Sest muidu nad ju otsiks abi. Aga kui mul ei ole midagi viga, siis ma otsin abi. Töötaja on süüdi. Näiteks see sama nagu inimene, kes oli, vaata ütles, et juht kaotis Scoopis, et juht andis talle kriitilist tagasisidet. Ta oli sellest väga nagu löödud, sest tema jaoks tagasiside tuli ilma nagu teda arvesse võtmata, et kõigepealt alustaks, kuidas sul läheb, mis toimub, kuule, mul on üks lugu, räägime sellest, meil lihtsalt otse läks tagasiside ja kui ta siis küsis juhilt nagu näidet, mille kohta see siis praegu on, siis juht proovis nagu mõelda, et no ma ei tea, ükskord sa tulid minuga rääkima, sa ei naeratanud, eks ju. Ja siis töötaja ütles, et see konkreetne juht, kes heitis talle ette, et ta ei naerata, ise kunagi ei naerata, on ju. Ja siis ta ole nüüd täpsusta, mis hetk see oli, et ma ei naeratanud. No, et sa tulid küsima mult, et mis on koosoleku teema, et me peame, juht oli talle saatnud koosoleku kutse, et tahan sind näha. Ja see töötaja läks tema juurde küsis, et kuule, mis teemal me räägime? Mille peale juht oli talle siis öelnud, ma ei pea sulle ütlema, mis teemal me räägime, sina lihtsalt tuled koosolekule. Ja kuidas ma saan sellisesse inimesse suhtuda lugupidamisega, on ju? Ja see on organisatsioon, mille põhiväärtuste seas on läbipaistev respektiga suhtlus, eks ju. Ja see on kusjuures väga leading, eesrindlik Eesti organisatsioon, on ju. Ja sealt sees siis sellised laused, et inimesed kaotavad juhtide vastu usalduse. Ja kui usalduse ära kaotavad, siis mis juhtub on see, et hakkab kiirus langema. Seepärast ma nagu kogu aeg nagu veidikene trotsis, kiirus hakkab langema, kulud hakkavad suurenema. Ja siis ongi need samad juhid, vaataks ütled, et sinu töö ei ole küsida, miks me sinuga kohtume siin, sinu töö on mulle naeratada. See näitab mingisugust kohta, vaata. Üleolevist ka nagu. Üleolevust, ja üleolevus ongi eneseabi nagu takistus, vaata. Sest mina on nii tugev, et ma ei vaja abi. Ja see on kõige karm, sa oled ilmselt seda samamoodi näinud. Kõige rohkem vajavad tuge need inimesed, kes seda kõige vähem otsivad. No, sest nad ei julge ka küsida abi, on ju.